Tere päevast, kallid! Üks vägigrupi kaaslased. Tore siin teie eest on olla teistsuguse outfitiga. Aitäh, et olete siin. Vahepeal näitan ka, mul on siin üks kaaslane, kes tuli just siia kõrvale nohisema, et siis me saaksime täna rääkida, kui lihtne on tegelikult muuta kõike. Kui lihtne tegelikult kõik on, mida me oma vaatepunktiga kinnistades ei lase. Tere armsad, kui te tulete eetrisse, siis andke märku. Mul on väga põnev siin täna teie ees olla. Ma mõtlesin teistsuguse outfitiga. Ja vaatame, kas te ilusasti ka näete minu laivi. Ja Ingrid on kohal, ma näen. Kutsume teised ka siis. Vaatame, kas teised ka tulevad. Vabadus. 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 See on suur sõna. See on väga suur sõna. Aga ennem kui ma siin rohkem teiega kõnelen, siis ootan teid eetrisse, sest et mulle väga ei meeldi üksi rääkida. Et Ingrid oli seal korra, kes meil veel tulevad eetrisse. Andke endast märku, kui te sinna tulete. Vabadus on siis tänase laivi pealkiri. Tulge vaatama. Ootan natuke. Näed, sa nüüd juba vaikselt tulete. Kirjutage, kus te vaatate ja ma võtsin selle teema täna sellepärast, et kui sa päriselt saad aru sellest, et kõik on lihtsalt üks vaatenurk, ehk siis sinu vaatenurk on sinu teadvuse fikseeritud järeldus, mis hoiabki kogu reaalsust koos sinul sellisena, nagu ta on. Ja inimesed ei saa sellest väga aru. Ma räägin homme vaatepunktist rohkem ja sellest teadvuse jõust, mis meil tegelikkuses on. Oi, kui palju teid nüüd vaatab, andke märku, kus te vaatate ja kus kohas te vaatate, eks ju. Et vaatenurk, Elle Soomest, jei, Nõmmelt, jei, tere. Ura, aitäh, et te vaatate. Ma ikka pean teid kutsuma, siis te olete siin kohal, mis on nõutav, et te saaksite ka iga päev ise automaatselt selle kutse kätte. Aga sellest teemast vabadus, et vabadus on ka vaatenurk. Ja just see pealkiri, et vabadus ilma lahkumiseta, kuidas luua uusi valikuid olemasolevas elus. Inimesed usuvad seda, et on ainult see või teine reaalsus, et üks või teine. Et kui ma selle võtan, siis midagi ma pean kaotama, eks ju. Et see on üks hästi, kuidas öelda, fikseeritud vaatenurk. Ja ma tooksin täna ette ühe selle teadlikkuse, sest et ma vaatan ka oma Lady Grace'i coachingus inimesi või ma vaatan üldse naisi ja ma vaatan ennast. Kui võimas on meie teadvuse jõud, et fikseerida paika mingid asjad, mis ei ole tõesed ja hoida neid seal paigal, on ju. Et igaüks, kes me siin oleme, meil on see teadvus on nii võimas, et kui sa lubaksid endal teadvustada seda, et sul on kõik olemas, sul on kõik lõputud võimalused olemas, sul on täielik kergus, sa saad otsustada, et see on see vaatepunkt, et mu elu on kergus, rõõm ja hiilgus, sa otsustad selle ära. Sest et kui sa selle ära otsustad, sa lood selle vaatepunkti ja kõik ongi nii. Muutus on kergus ja kõik see muu. Ja uuel maal ei ole enam seda reaalsust, kus me peame kannatama selleks, et muutus luua. Et me peame nagu teraapiates käima 10 aastat, et muutus luua. Või et tekiks rohkem valikuid ja võimalusi.
Ja see vägi tulebki sellest kohast, kui sa lubad endalt teadvustada, isegi kui sa ei tea, et see on võimalik, kuidas see on võimalik kontrollist lahti lasta. Siis see, kuidas kõik hakkab võitsema, see, kuidas su maailma tuleb rohkem võimalikkus, see on erakordne, see on ainult usalduse koht. Ehk siis vabadus ilma lahkumiseta, kuidas luua valikuid olemasolevas elus, et mida see üldse nagu tähendab, mida see tegelikkuses tähendab, kui ma laiendan seda mõtet. Et see tähendab seda, et selleks, et midagi muuta, sul ei ole vaja mitte midagi lõhkuda. Meie vaatepunkt on olnud see, et selleks, et mingi asi saab ilmuda, peame midagi lõhkuma. Me ei pea mitte midagi lõhkuma, mitte midagi. Mitte midagi. Ja me usume, et me peame midagi katkestama või me peame midagi selja taha jätma, et kogeda mingit uut vabadust või uut mingisugust sellist kogemust, on ju. Me usume, et me peame ära kolima, lahku minema, lahutama, töid lõpetama või mingisugust tohutut dramaatilist sammu tegema, on ju. See on meie vaatenurk, mõistate? Uskudes, et kui ma seda teen, siis mul on vabadus. Nagu, see on vaatenurk ja kui sul on see vaatenurk, sa lood seda vaatenurka, eks ju. Aga piisab tegelikkuses sellest, kui sa muudad oma sisemist vaatenurka, oma sees seda mõtet või seda, kuidas sa asjade üle mõtled, seda kohalolu või seda valikut enese sees. Ja kogu maailm hakkabki muutuma. Ilma, et sa välises, füüsilises maailmas midagi muudad. Noh, coachingust, nagu ma eilegi rääkisin, meil on üks naisterahvas, kes on ka siin grupis. Me lihtsalt muutsime vaatenurki. Me lihtsalt pöörasime, vaatasime teise koha pealt teatud asju tema elus. Ja nagu ma ütlesin eile ka, et ta ütles, et ta pole ta pole väga pikalt, väga kaua saanud oma abikaasaga suhelda vabalt, ilma hirmuta. Ta lihtsalt suhtleb hirmuta ja vabalt ja ta tahab, ja tal on okei, kui mees on kodus. Varem oli sedasi, et ta pidi mehe ära saatma kodust, et teatud protseduure, koristust või mingeid asju seal kodus teha. Kas te kujutate ette, kuidas see vaatenurk muudab? On ju? Ja me muutsime seda vaatenurka siis coachingus ja nädala jooksul siis ta koges seda, mis see muutis tema välises maailmas. Ta julges mehega suhelda. Tal ei olnud enam hirmu. Tal ei olnud enam seda plokki, et ta peab kuidagimoodi saama nagu vabadust, et varem ta lükkas nagu mehe, et mine ära kodust, kui ma koristan, on ju, siis ta ei saanud rahulikult seda teha. See oli vaatenurk tema enda sees, mis mõjutas teda. Kujutate ette, eks ju. Ja kui palju me lahutame, eraldame, lõhume, viskame ära asju, selle asemel, et lihtsalt muuta oma sisemist vaatenurka. Jah, mitte alati ei ole see, et sa ainult sisemise vaatenurgaga midagi muudad. Aga see on üks võimalikkus, et väline maailm saaks hakata muutuma. Et see on üks väga suur aspekt, kallid. Et me piisab lihtsalt sellest veel kord siis, et me muudame oma sisemist vaatenurka, kohalolu või valikut. Ja kogu maailm hakkabki muutuma, ilma et mitte midagi väliselt muutuks. Mul on Ave coachingus, kes ütlebki hästi toredasti seda, et kui sa vaatad siin praegust, siis sa võid seda ka tsiteerida, et kõik on sama. Ta elus on kõik sama, on ju. Tal on tütar, tal on oma kodu, tal on need inimesed siin ümber, aga tema sisemus on täielikkuses nagu muutunud. Kõik on tagurpidi. Ja kõik töötab. Ta pole mitte millestki füüsilisest justkui ennast lahutanud. Mõistate? Et see on üks asi, mis on inimkonnas üks nii suur vaatenurk arvamus, et me peame tegema revolutsiooni. Me peame nagu tegema, et mingid asjad elus muutuks. Ja see on ainult teadvustada. Sul ei ole mitte midagi viga, see on ainult julgeda olla teadvel ja kohal ja kehastada seda joondust. Et siis tegelikkuses jah, mida siis tähendab see, et lihtsalt inimlikult, et kui sa, mis tähendab siis vabadus ilma lahkumiseta, et kuidas siis need valikuid uusi luua, mis siis on sinu olevas elus hetkel, on ju. Ja see tähendab,
eks ju. ja et siis, miks inimesed näevad mustvalgelt, miks inimesed näevad seda, et ma ei taha seda, lükkan selle ära, on ju. või siis ma tahan seda, et see või teine. eks. inimesed, me kõik oleme õppinud selles reaalsuses ühe vaatenurga ja see vaatenurk on, et see või teine reaalsus, et rohkem just nagu valikut pole, see on justkui mustvalge. ja sellised loogilised valikud, eks ju. ehk siis see loogika siis põhineb selle, et nad mõtlevad selliselt, et kas ma peaksin siia jääma või ma peaksin lahkuma, et kas ma pean leppima või ma peaksin põgenema, kas ma kannatan või lõhun kõik ära, eks ju. ja see tuleneb lapsepõlvest, see tuleneb hirmust, see tuleneb igasugustest piirangutest, äraõpitud kaitsetest, noh, kõigest sellest, oma vanematest, sellest kultuurist, nagu kõigest, eks. aga selleks, et sa seda teadvustaksid, see on nüüd äraõpitud asi. see on lihtsalt nagu samamoodi, kui ma selle omaks võtsin kergusega, ma saan selle kergusega nagu mõttest lahti lasta ja selle laengu lahti lasta. ja see on tegelikult ülilihtne. eks ju. ja me pole õppinud nägema seda, et sul juba kõik on olemas. lõputud võimalused on olemas. ja selleks, et sa seda nagu teadvustaksid, on sul vaja lihtsalt teadvustada, ahah, mul on lõputult võimalusi. okei, ma usaldan, et mul on lõputult võimalusi, isegi kui ma aru ei saa, et mul on lõputult võimalusi. aga ma usaldan, davai, on ju. et see on üks kõige põhilisem asi, et valikut saab teha nüanssides, vaikuses, pehmuses, energias ja julguses. et okei, see tundub nagu utoopia muideks ajule, on ju, aga tegelikkuses on. ja see ongi see teadvuse trikk, et kui sa lased endal olla teadvel, lased endal olla kohal, lased endal olla see Alice imedemaal, et mis veel võimalik on ju, siis hakkab see kõik su ellu ilmuma. ja kuidas siis hakata nägema rohkem neid võimalusi ilma lahkumiseta, ilma sõjata, ilma revolutsioonita, ilma mingisuguse nagu kaitsete või aedade või plokkide ette ehitamata. vot see on koht. vot see on nüüd see koht, kui me lubame teadvustada, et meil on rohkem võimalusi. ma olen nii excited, nagu nii põnev sellest teemast, et kui sa päriselt lubad seda, jah, et kui te vahepeal seal kuulete, ma näitan, mul on siin üks kaaslane, kes alati tuleb siia lähedusse, kui ma teiega kõnelen. Musi, siin magab. et toetab teid siin, et tekitada sihuke kergus ja pehmus, et sa julgeksid näha, et nii palju on rohkem veel. ja üks asi, mis seda võimaldab, on see küsimus julguses teada ja küsida, mis veel päriselt võimalik on. mis veel päriselt võimalik on. Sinu sees saab see shift muutuda, kui vaatenurk muutub. nii, aga kuidas hakata nägema rohkem võimalusi? Peatu ja küsi endalt. Peatu, küsi endalt. kas see, et ma olen siin praegu kohal kõige sellega, tähendab tegelikult automaatset loobumist? sa ju tead seda, et ei tähenda, eks ju. sa tead ju seda, et mitte midagi su ümber ära ei kao, kui sa lihtsalt korraks peatud, seisatad ja küsid. sa tead seda. no nii. teiseks, eks ju, et luba endal tunda, mida sa tegelikult tahad, mida sa tegelikult soovid. luba endal tunda, mida sa tegelikult soovid. sa soovid seda või seda või seda. mitte seda, mida sulle öeldi, et sa peaksid vajama, on ju. mida ma tegelikult soovin? tule sellesse energiasse. sest sulle on õpetatud kogu aeg pöörama oma teadvust sellisesse kohta, mida sa peaksid vajama.
sa peaksid seda. Võta sealt välja oma teadvus ja tule sellesse küsimusse, mis ma praegu küsin. Tunne seda, mida sa tegelikult soovid. Mida ma tegelikult soovin? Eks ju. Saad küsida uue küsimuse näiteks, et milline uus valik saab avaneda siin, ilma et ma peaksin siit lahkuma. Ja see küsimus nüüd tuleneb puhtast usaldusest küsida midagi, mis ei ole loogiline. Milline uus valik, sa põhimõtteliselt justkui palvetad, sa justkui nagu küsid, sa justkui nagu paiskad nende sõnade ja selle usaldusega eksistentsi, selle teadlikkuse loomingu, et mis valikud mul siin on, mida ma veel ei tea. Aga ma tean, et siin on mingid valikud, on ju. Ilma, et ma peaksin lahkuma, ilma, et ma peaksin lärmama, ilma, et ma peaksin millestki loobuma või midagi tegema, vaid universum näita, on ju. Tšau, Liia, tore sind näha. Ja siis ma saaksin veel näiteks küsida, et kui sul on see nagu, tundub nagu suluseis, et nagu kas see või teine energia või see või teine valik, et siin on rohkem valikuid tegelikult, on ju. Küsi seda, et kui see olukord ei piiraks mind praegu, kui see ei suruks mind nurka, kui see olukord seda ei teeks, siis mida ma siin valiksin? Mis valikud mul on? Juhul, kui ta ei suruks mind nurka, mis valikud mul on, on ju? Ja luba enda seespool neid valikuid muuta. Ma praegu nagu kirjeldan seda nagu kolmandast osapoolest, on ju, kuidas see protsess põhimõtteliselt käib. Ja annan teile väikseid tööriistu, aga ka see, mis toimub reaalajas siis coachingus uue maa naiste teekonnal, on see, kus reaalajas kohalolus toimuvad need muutused, kui sa valid seda enda jaoks. Ja muidugi sa saad seda ise ka teha, on ju. Aga siin ma pakun oma teejuhi kätt sulle. Ja kui sa lubad muutustel toimuda seespool, ma luban, mis iganes on nõutav minu sees, saab muutuda. Ja isegi kui kõik väliselt jääb paigale, siis see vaatenurk saab tulla esile teistsugune. Ja kui vaatenurk sinu sees tuleb esile teistsugusena, siis muutub see, kes sina oled. Siin orskab nii kavasti. Ja mida inimesed peavad silmas lahkumise all või siis nagu lahkumise või eralduse või äralükkamise all, eks ju, et mis see tegelikult on, mida nad ei teadvusta, eks. Et inimesed seostavad lahkuminekut või lahkumist või lõpetamist või mingisugust mahajätmist pääsemisega. Me seostame, see on nagu vaatenurk jälle, me seostame seda pääsemisega. See ei ole pääsemine. Et inimesed seostavad veel seda lahkumist või lahkuminekut kontrolli taastamisega. Kui ma nüüd sellest asjast vabanen, siis ma jälle kontrollin kõike ja mul on kõik hästi. See on vaatenurk, kallis. See, milline su vaatenurk, seda sa lood. Ma räägin homses laivis sellest rohkem. Et kuidas need vaatenurgad töötavad tegelikkuses, sest et sa pead teadvustama, et kõik on vaatenurk. See, mida sina suudad ja see, mida sa siin mõtled, mis su teadvus on, see on tohutu jõud. Küsimus on see, et kuidas sa kasutad seda, on ju? Et veel, mida inimesed ebateadlikult enese teadmata siis lahkumise all silmas peavad või vaatenurk, mis siis neil on, nad usuvad, et kui ma lähen lahku, selle lükkan ära, selle viskan ära, et siis ma saan tagasi oma eneseväärikuse. Sa juba oled eneseväärikas, sa oled alati olnud, lihtsalt see vaatenurk on tarvilik muuta. See on alati siin. Teadvuse nihe on tarvis teha. Lihtsalt muuta. Kuidas seda muuta? See tundub nagu mingi tuumateadus, aga see on tegelikult kõige lihtsam asi maailmas. Kuidas muuta vaatenurki? On see, millest ma räägin homme laivis,
aga füüsilises reaalsuses veel kord siis ma kutsun teid coaching usse naised, sest et need muutused, sisemised muutused on nii lihtsad ja nii kerged, kui sa oled hoitud ruumis, kui sa usaldad. Me lihtsalt pole saanud usaldada väga seda maailma, sest et kõikjal on nii palju hinnanguid, nii palju vaatenurki, nii palju fikseeritud vaatenurki, et meie keskkond on selline, kus me nagu ei saagi näha teistsuguseid vaatenurki, mõistate? Me ei saagi näha, et veel on mingeid valikuid, me ei saagi nagu endale lubada teistsuguseid valikuid. Mis veel inimesed on nagu järeldanud sellega, mis tähendab siis lahkumine või lahkuminek. Et see on justkui kättemaks tihti ka. Nad seostavad seda, et see tähendab seda, eks ju. Et tegelikult inimesed ei teadvusta üldse, et asi pole selles olukorras, vaid selles suhtumises ehk siis vaatenurgas sellesse asjasse. Ja lahkumine võib olla nii vajalik vahetevahel, aga paljud inimesed kasutavad seda põgenemisena, mitte loomisena. Mõistate? See ei ole lahendus, kui ma põgenen. Mõistate? Vot, ja mis asi siis, kui me räägime revolutsioonist, et aegade algusest te teate ka ju, mis asi on revolutsioon, on ju. On järsk tugev ja sageli selline vägivaldne muutus olemasolevas süsteemis, see on selline nagu murdumine või nagu, on ju. Et see on, et enam ma ei kannata, on ju, see on selline hüüd, on ju. Et seal on sellist raevu, seal on vastuhakku, seal on sellist tohutut intensiivset energiat on siis nii-öelda revolutsioonis. Ja inimesed teevad revolutsioone, sest nad tunnevad, see on see lärmamine, kisa, protestid, et neil pole enam muud valikut justkui. Mõistate? See on energia. Ja tihti on nad olnud väga pikalt allutanud oma tõde ennast välistele olukordadele, kus nad on uskunud, et need pole valikuid. Ja need välised olukorrad ei toeta enam meid juba ammust aega. Seda võib vaadelda suhetes, seda võib vaadelda töökohtades, seda võib vaadelda nagu elus ja rutiinides, eks ju. Et julgeda vaadelda, et mis asjad siin toetavad, mis mitte. Ja siis teha sisemine valik ja otsustada seda olukorda ja teha teistsugune valik, eks ju. Et ja kui me seda ei teadvusta ja laseme justkui nagu oleme kannatanud ja seda tõde alla surunud ja ei ole tahtnud näha, et me saame valida teisiti, siis plahvatus tekib. Või siis põgenemine tekib. Eks ju, mina olen seda teinud päris palju. Ja mis asi siis on seespoolne vaikne revolutsioon? Eks ju, nagu siin pealkirjas ka on. See on sisemine ärkamine. See on nii suur sisemine ärkamine. See on see teadvustamine. See on see hetk, mu siin oskab. See on see hetk, kus sa ei vali enam lihtsalt vana mustrit. Sa lihtsalt ütled sisemiselt iseendale aitäh selle eest. Aitäh kogu selle kogemuse eest. Ma ei vali enam lihtsalt seda. Mõistus tahab öelda, et kuidas see siis nagu käib, eks ju. Sul pole vaja midagi muud öelda, kui lihtsalt ma otsustan ära, et ma ei vali seda rohkem. Nii on, punkt. Ja see ongi see sisemine otsus. Või siis veel, et ma ei sunni enam ennast sobituma selles olukorras. Ma ei pea olema mingit moodi, vaid ma olen mina. Ma otsustan ära. Nii on, sisemine muutus on see sisemine vaikne otsus olla See tundub praegu mõistusele, et kuidas see nii lihtsalt käib, aga tegelikult see ongi nii. See on ainult teadvuse nihe. Eks? Või siis, et see on see hetk, see vaikne sisemine muutus, et sa lihtsalt ei loobi enam igasuguseid mõõkasid siia, ega tuld, ega rusikaid, ega hinnanguid ja vastuhakku, eks ju. Sa lihtsalt otsustad, et mina enam ei võitle ja lased kõik kaitsed maha. Sisemine otsus. Vahet pole, mis mu ümber on. Ja see on ka see, et kus inimene nagu taipab ja astub sellisesse iseenda väesse.
sellisesse selgusesse, kus ta nagu lõpetab selle draama siin peas, eks ju. Et see on sinu uus taju, see on totaalselt uus taju. Ma räägin seda praegu siit kõrvalt näidates või vaadeldes seda, eks ju. Et te teadvustaksite seda, et vabadus ei pea tulema koos lõhkumisega. Vabadus sünnib vaikuses, on ju, sinu sees. Ja kuidas täpselt, kuidas nagu nendes asjades, kuidas täpselt võid, et kuidas see kogemus, kuidas see hetk, kuidas see moment, kuidas see kohalolu hakkab looma muutust sinu vaatenurkades, närvisüsteemis ja kogu su olemuses, ongi see, mida ma 12-nädalases coachingus põhiliselt naistega loome. See on tohutu teaduse nihe, uued koodid, uued valemid, mitte uued, et tegelikkuses nagu upgrade'id ennast nendest vaatenurkadest välja, sa astud nagu justkui, sa muudad seda sisemist programmi, mis sul on, next levelile, sellesse, mis on su tegelik olemus, su tegelik võimekus, sinu puhas teadvuse väli. Eva Lepik räägib sellest väga palju. Ehk siis nendel seanssidel sa võid ka mulle lihtsalt kirjutada, et saame teha lihtsalt ühe seanssi, on ju, keda see kõnetab väga üks-ühele. Või siis saad tulla siis sellesse programmi, sest et see on kõige põhilisem, mis saama hakkab. Kohalolus töö sinu endaga. Ja see töö ei ole töö, vaid see on lihtsalt sisemiste vaatenurkade nagu muutmine. Et ma näen seda iga päev, kallid, ja see on ilus. Lihtsalt, et te teate seda, et kõik on vaatenurk ja homme ma põhiliselt siis, homme räägin ma sellest, et mis on vaatenurk, mis siis oma energeetikalt on, kuidas me oleme seda kasutanud, kuidas me oleme teinud, kuidas see loomine käib läbi vaatenurga ja kuidas me kasutame selliseid vaatenurki, mis hävitavad meid, mitte ei loo meid. Ja kuidas see vägi saab siis nagu teadlikkuses ja teadvuses ja teadvel olles näha, mis päriselt loob ja mis päriselt ei loo. Nii et homme kell 12 olema laivis teie ees uuesti. Soovida tulla kraadimisse, et päriselt märgata, kui palju sul on mingisuguseid vaatenurki, mis sind hävitavad ja kui palju sul on vaatenurki, mis sinu elu loovad, et sa siis saaksid tulla kohale ja teadvele, mida sa saad iseenda elus valida. Pange kirja ennast kraadimisse, see on niisugune tasuta pooletunnine vestlus minuga, kus sa saad diagnostida iseennast, kus sa iseenda elus, iseenda teadvusega parasjagu oled. Siis teadvus on kogu sina, hing, keha, süda, meel, et sa saaksid nagu kerguses, kui sind see kõnetab kerguseks ju valida iseennast. Aga praegu ütlen teile tšau ja tulge kraanima ennast. Teeme ühe diagnostika ja diagnostika annab sulle veel rohkem selgust sellest, kuidas sa iseennast nagu piirad. Ja selle teadlikkusega saad siis luua enamat. Praegu siis tšau, kõik, kes vaatavad YouTube'is, see läheb ka YouTube'i üles, subscribe'ige, sest et neid laive tuleb siin rohkem, selliseid pooletunniseid, et te saaksite, kes tahab ise töötada iseendaga, kes tahab töötada minuga, andke märku. Imelist päeva sulle!